Kiire, Iraani režiim on taas USA'd välja kutsunud, kasutades Hormuzi väinas väljapressimistaktikat pärast seda, kui nad olid näidanud üles avatust ja siis taas oma otsusest taganenud. Sel laupäeval 18. aprillil 2026 karmistas Iraan taas kontrolli väina üle. On teatatud turistamisest kaubalaevade pihta. Iraani režiim soovib sundida Ameerika Ühendriike järeleandmisi tegema, kuid see väljapressimine annab hoopis vastupidise tulemuse. Võimas Ameerika Ühendriikide relvajõudude hävitav vastus, kes on juba varem hoiatanud võimalike laastavate pommirünnakute eest Iraani vastu. Kui revolutsioonilise kaardiväe terrorirežiim valetaks, saboteeriksid nad isegi kolmapäeval lõppeva relvarahu lõpuni. Ameerika Ühendriigid on juba maininud võimalust alustada maismaa invasiooni Kargi saarel ning nüüd on radaril palju karmim uus eskalatsioon. Kes on selle keskmes? Iraanlane, kelle tegevuses on osalenud ka islami revolutsiooniline kaardivägi. Ja teisel pool on Ameerika Ühendriigid, kes juba hoiavad Iraani sadamaid blokaadis. Kuidas see juhtus? Pärast lühikest taasavamist, mis kuulutati välja reedel, karmistas Teheran laupäeval taas kontrolli, käskis laevadel taanduda ja andis selgelt mõista, et kasutab seda marsruuti survevahendina. Tegelikult toimus taganemine, millele järgnes uus ähvardus. See tugevdab kuvandit režiimist, mis kõikub, bluffib ja tõukab piirkonda veelgi suuremasse kaosesse. Selle uue pingete tõusu põhjus on samuti selge. Iraan püüab vastata Washingtoni kehtestatud blokaadile ning üritab muuta Hormuzi poliitilise ja majandusliku väljapressimise vahendiks. Aga see samm mõjutab tugevalt mitte ainult teisi riike, vaid ka Iraani enda elanikkonda. Kui režiim sulgeb elutähtsa tee, tulistab laevade pihta ja külvab hirmu mereliikluses, ei näita ta stabiilset jõudu. See näitab meeleheidet, improviseerimist ja enesehävituslikku võimuloogikat, mis ohverdab kaubanduse, varustuse ja tuleviku, et hoida üha kallimaks muutuvat vastasseisu. Ameerika Ühendriikide vastus on juba käimas ja võib veelgi karmistuda. Ameerika Ühendriikide blokaad algas esmaspäeval 13. aprillil ja Reutersi andmetel hõlmab see üle 10 000 sõjaväelase, rohkem kui tosinat sõjalaeva ja 10 lennukeid. Sel laupäeval teatasid Ameerika sõjaväelased, et 23 alust on juba allunud käskudele pöörduda tagasi Iraani suunas. Enne seda oli üks Ameerika hävitaja juba kinni pidanud naftatankereid, mis üritasid lahkuda Iraani sadamast. See näitab, et Washington ei räägi ainult, vaid tõmbab merel piiramisrõngast koomale ja testib, kui kaugele Iraani režiim on valmis selles vastasseisus minema. Ja siin tuleb mängu kõige plahvatusohtlikum punkt. Kargi saar. See saar on Iraani naftatööstuse keskne punkt ja juba märtsis olid Ameerika Ühendriigid sellel asuvate sõjaliste rajatiste pihta õhurünnakuid korraldanud. Tollal ütles Donald Trump, et ta säästis naftainfrastruktuuri, kuid hoiatas, et võib selle otsuse ümber vaadata, kui Iraan peaks taas takistama laevade vaba liikumist. Ehk siis, Karg on juba olnud Ameerika sõjalise surve sihtmärgiks ja on nüüd taas Ameerika tähelepanu keskpunktis. Kui Teheran jätkab laevade ründamist ja püüab taas Hormuzi väina sulgeda, suureneb oht, et Ameerika Ühendriigid ründavad seda sihtmärki palju jõulisemalt. Samuti kasvab arutelu veelgi suurema eskalatsiooni üle. See, mis juba toimub, on tõsine. Mereblokaad, laevade kinnipidamine, ettevalmistused Iraaniga seotud laevade pardale minekuks rahvusvahelistes vetes, nagu kirjeldas Wall Street Journal Reutersi vahendusel, ja uuendatud ähvardus režiimi strateegiliste punktide suhtes. See ei tõesta, et Ameerika väed maabuvad homme Iraani pinnal, kuid see seab selle võimaluse lauale. Vähemalt piiratud ja võtmetähtsusega sihtmärkidele keskendunud operatsioonide puhul on see nüüd reaalsem kui varem. Konflikt on jõudnud uuele tasemele. Selle kriisi mõju on laastav. Sajad laevad on alates konflikti algusest piirkonda kinni jäänud. Pärsia lahe eksportijad on tootmist vähendanud ja ebakindlus on taas mõjutanud energiat, veohindu ja tarneahelaid. Umbes 20% maailma naftast sõltub sellest läbipääsust. Kui Iraan sulgeb taas Hormuzi väina ja ründab laevu, ei mõjuta see ainult rivaale. See mõjutab paljude riikide rahakotti, julgeolekut ja stabiilsust. Ja taaskord sunnib see Iraani elanikkonda ränka hinda maksma. Sest iga uus provokatsioon suurendab isolatsiooni, tõstab majanduslikku survet ja toob õhurünnakud lähemale.
Lõpuks näeme enesetappeliku režiimi, mis lükkab oma rahva kuristiku poole. Iraan üritab Ameerika Ühendriike šantažeerida, valetab avatuse kohta, taganeb, sulgeb taas Hormuzi väina ja tulistab laevade pihta. Nagu võiks mängida ühe kõige olulisema marsruudiga maailmas, ilma et see põhjustaks tugevat vastureaktsiooni. Aga see arve tuleb ja tuleb rängalt. Karg on varemgi saanud Ameerika Ühendriikidelt rünnakuid, on juba sõjakaardil ja võib saada veelgi karmima rünnaku sihtmärgiks, kui Teheran jätkab seda mõtlematut eskaleerimist. Ja veel, kui täna räägitakse konflikti uuest faasist, siis kas piiratud maismaaoperatsioonist või sügavamast sõjalisest operatsioonist. See ei kõla enam kui kauge hüpotees, vaid kui reaalne oht olukorras, mille loomisele režiim ise kaasa aitas. Muutes Hormuzi bluffimise ja hävitamise vahendiks ei taba Iraani diktatuur ainult oma rivaale. See karistab laastavalt Iraani elanikkonda, isoleerib rahva ja avab ukse veelgi suuremale sõjalisele kokkupõrkele, mis võibki sündida just režiimi kinnisideest trotsida palju tugevamat jõudu.